Tere hommikust. Mõtlesin, ma alustan siis seda vlogi. Aga täna on siis selline hästi tegus päev mulle, et ma lähen koolitusele, ma lähen Maigi fotokoolitusele. See kestab mul terve päev. Ma arvan, ma seal mingi paar klippi teen. Ja siis eelmine nädalavahetus käisin siis oma rüpsmekoolitusel, mis oligi siis laupäev ja pühapäev eelmine nädal. Ja siis olengi põhimõtteliselt terve selle nädala teinud niimoodi, et vahet pidamata neid rüpsmeid, et ma olen teinud oma 2 õele ja emale. Et põhimõtteliselt ainult 1 õele sain sellise nagu tulemuse, mis on juba nagu arvestatav. Et kõiki rüpsmeid ikkagi ei jõudnud ära täita, aga niimoodi, et on ikka näha juba ja et saab vaadata, et kas see mapping, mis ma tegin, et kas see nagu sobib ta silmaga või mitte. Ja nüüd on mul nagu selline täiega respekt kõikide nende rüpsmetehnikute ees, sest see töö ei ole nii lihtne, nagu ma arvasin algselt, et mis see siis on. Aga see on ikka päris aeganõudev või aeganõudev, seda ma teadsin juba ise, sest ma käin. Aga et neid karvu niimoodi eraldada ja värk, et käsi peab olema suht selline, kuidas ma seda nimetan, püsiv? Ei. Ma ei oska praegu seda kuidagi nimetada. No, ei tohi väriseda, ütleme niimoodi siis. Ja mul vahepeal väriseb. Ja nüüd on ka see, et kui mina rüpsmeid teen, siis ma ei tohi kohvi juua, sest kohe kui ma kohvi joon, siis mul tuleb siin nagu rohkem ärevus ja käed hakkavad rohkem ka värisema. Nii et nüüd ongi see, et kui rüpsmeid teen, siis on mul kohvivaba päev, sest kui ma kohvi joon, siis käed värisevad. Võt. Aga kell on mingi 9 praegu. Märkasin kell 8, koolitus algab kell 12, aga märkasingi nii vara sellepärast, et ma olen üksinda kodus, mis ei ole juhtunud reaalselt sellest peale, kui Leo sündis. Ja mõtlesin, ma teen täna seda äriplaani ka, kuna mul on 5. november juba tähtaeg, kus peab siis olema mingi presentatsioon valmis ja siis mingi äriplaan ei pea olema 100% valmis, aga nagu nii valmis, et ma saaksin põhimõtteliselt selle slaidi, need teemad oleksid kõik nagu olemas. Ja nüüd ma siis veits puseldan seda siin. Peaks täna õhtul ka seda tegema, tegelikult võiks selle valmis saada. Ei viitsi lihtsalt seda nagu nii palju edasi lükata. Mul on see, et kui see asi on valmis, mul ei ole enam vaja muretseda selle pärast ka veel. Ma tahangi tegelikult rohkem oma aega panna praegu selle rüpsmete peale, kuna jah, mul on vaja seda niimoodi, et ma saaksin selle selgeks ja ma olen nagu praegu obsessed sellest, sest ma nagu reaalselt vaatan iga päev mingeid TikTok videosi, kuidas inimesed paigaldavad, kuidas nad eraldavad, mida nad teevad oma sotsiaalmeediaga, kuidas nad turundavad, nagu reaalselt kogu aeg ainult vahingi igast contenti selle rüpsmevärgiga, milline näeb nende salong välja ja värk. Ma ei tea, nagu reaalselt see on haigus juba. Okei, aga ma siis update'in teid, kui on mingeid muutusi. Näitan siis ka oma kohvi teile, mis ma tegin kohvi ja ma hakkan oma äriplaani siin tegema ja samal ajal ma lähen taga taustaks ühe YouTube'i video. Ja. No nii, on aeg vist kohvi jaoks, ma olen nii väsinud ja mu hääl on nii raspy ja mul on eilsest tegelikult siin see shot, mille ma lasin. Nii et ma teen jääkohvi endale, et mitte kohvi raisata. Aga ma näitan teile midagi veel. Kuna mul on siin kogunenud mingeid kaameravarustust, siis ma võtan lihtsalt kõik kaasa, vaatame, mis nagu kõige paremini on pildistamise jaoks. Et mul on siin mu esimene kaamera, milleks on siis Canon
EOS 700D, siin on 50 millimeetrit see lens. Siis on mul see uus kaamera, millega ma teile ka vlooge olen teinud. Et see on see Sony oma A6400 ja siin on see kit lens, mis peal on. Ja siis ma olen ühe selle lensi veel endale ostnud. Mul oli vahepeal meelest läinud, et mul see ka veel on, aga see on siis 20 millimeetrit ja 2.8 focal point või mis iganes seda kutsutakse inglise keeles niimoodi. Siis ma võtan lihtsalt kõik tavaari kaasa. Tegelikult mul on siin ka see kit lens olemas, aga ma arvan, et 50 millimeetrit on nagu parem, aga samas on nagu 50-ga on stuudios halb pildistada, ma olen ise seda proovinud juba. Et 50-ga on, sa pead hästi taha minema, sest see võtab nagu kaugemalt. Et see ei ole nii wide angle lens, et ma arvan, et see on selline wide angle rohkem. Vaatame, mis kõige paremini kuhu sobib, et mul on siin valikut, aga teen endale mingi kohvikese. Et mul on siin selline shotikene. Arvan, ma olen siia. Jääd siia, paneme selle. Nõud tuleb ka ära pesta, aga ma üldse ei viitsi. Riiaga peaks ka mängima. Riia jääb täna kauaks üksinda kojast, ma ei ole teda kuskile viia ja kedagi ei saa siia ka jätta. Ja kuna mul maal on tegelikult ka koerad ja seal on nagu mul see teine Jack Russell Nessa ja tal on kohe varsti jooksukas tulemas, siis ei saa väga sinna viia, sest Riia on nagu reaalselt hull, et hüpleb ja kargab ta peale kogu aeg ja ma ei saa anda teile nädalavahetuseks siin kahte nagu põhimõtteliselt last. See on nagu too much. Siis jah. Et peame Riio ära lõikama selleks, et saaks teda sinna siis niimoodi kaasa võtta. Ja kui kellelgi on mingi soovitus, mingi loomaarsti soovitus siin Tartus, siis võite julgelt soovitada, et kus on selline hea keskkond ja ei ole olnud mingeid probleeme, sest ma reaalselt kardan viia kuskile võõrasse kohta äralõikamisse. Et noh, iged narkoos ja siis noh, et lõigatakse ikkagi midagi sealt ära ja et ma ei taha mingi suvaka juurde minna, et mul on ikka tähtis, et kuhu ja kelle juurde ma viin, et usaldaks. Mina jälle kaerapiimaga. Kuigi nüüd ma olen rohkem ka seda tavapiima joonud, aga ma ütleks niimoodi, et piim, nagu lehmapiim, kus on siis laktoos, ma arvan, et ei ole kõige parem näonahale. Et ilma laktoosita on nagu parem. Et ma tahaks nüüd tegelikult oma näonaha korda saada, aga mul on nagu raske seda teha. Võib-olla olen ise ka süüdi, et võiks nagu heltimata süüa, aga noh, iga kord ei jõksa teha seda toitu niimoodi nii tervislikku või siis ongi see, et me ei osa neid asju koju ja siis ongi mingid kiiremad variandid on lihtsamad ja siis teeme kiiremaid. Aga sai siis kohv valmis. Ma loodan, et ei saanud liiga magus. Ma siin jutustasin ja võib-olla panin liiga palju. Aga võib ju loota parima peale.
No nii, ma olen siin nüüd kohal ja lähen nüüd sisse. Sõitsin alguses valesse kohta ja nüüd sõitsin õigesse, nii et lähme sisse. No nii, meil on esimene modell tehtud ja nüüd me läheme tuppa teist modelli tegema. No nii, olen jõudnud omadega koju, just tegin paar Insta-stoorit ka ära, et mu arust oli nagu mega lahe selline koolitus ja ma nii palju uusi teadmisi sain, mida nüüd järjest hakata kasutama ja sain ka analüüsi põhimõtteliselt oma foto Instale, mis kõik poosid nagu ei sobi, mis saaks paremini, kuidas teha elegantsemalt, kuidas sättida niimoodi naist ja üldse nagu tegelikult kõiki vaata, aga naist, et millised nagu asendid naisele väga ei ole sellised, ütleme niimoodi, et siit võtamast panen kus niimoodi, et millised asendid ei ole siis naisele sellised elegantsed ja mis teevad nagu rõvedaks, ütleme niimoodi ausalt. Ja nüüd on siin kodutöötlust tuleb nüüd teha, et mingid videod on, mida tuleb siis mul vaadata ja siis ka analüüsida ja teha värki-särki. Jah, et nüüd on mul fotograafia ka nagu juures, millega ma tahan nüüd võtta ette ja tegeleda sellega. Ja siis on need ripsmed, need on nagu kaks põhiasja, mis ma tahan nagu praegu heaks saada, et fotograafiaga põhimõtteliselt on mul võimalik hakata kohe nagu tegema tegelikult ripsmetega, see ma pean harjutama veel, päris palju harjutama, et nagu kliente saada, kes siis ka maksaksid mulle selle eest. Kui keegi tahab endale tasuta lash-setti, siis praegu on see võimalus, seepärast, et minul on vaja harjutada. Nii et võtke minuga ühendust, et leiame aja ja teeme ära. Ja oleks hea, kui oleks ka selline inimene, kes on kaamera ees nagu tahab ka olla, et siis ma saaksin ka endale teha sellist turunduslikku poolt, et fotosi ja värki-särki, et mul on ka seda vaja, et mul on portfooliot vaja teha endale. Et ma teen siis praegu ainult klassikalisi sette ja siis umbes 3 nädala pärast on mul veel üks selline lashi koolituspäev, et siis ma seal õpin ka wet-looki, et siis saab ka seda teha, nii et ja ma olen nagu see, ma ei tea, kriimsilm ja mingi 100 ametit, et fotograaf, teen oma firma mingi, nagu selle märkmiku firma, ripsmetehnika, nagu reaalselt kõik. Siis teen koogikesi vahelduvaidluga ja no reaalselt, et mida vaja ma teen. Ja nüüd ma olen nii hyped lihtsalt tegelikult, ma olen nagu, teeks kõik ära. Ja ongi nii nagu boost'i andis reaalselt, ma ei võiks minna kuskile selleks motivatsiooni rääkijaks, nagu reaalselt Maigi minutid esmaspäeviti teeb Instas postituse ja haipib lihtsalt kõiki appi või ma ei tea, nagu reaalselt, Aga jah, ma teen siin lihtsalt promo talle, aga mida võitab, sest see, mida ma täna sain, oli lihtsalt, ma ei tea, mulle nii meeldis, et mul tuli nii palju motivatsiooni ja lisas nagu julgust ja kõike, et ma ka jappisin seal, see vahepeal oli ka shut the fuck up, teised tahavad kuulata, mis mürised siin. Aga jah, nüüd ma vaatangi, et tõmban need failid, mis täna tegin endale, ma ei tea, telefoni või oleneb arvutis, mul on nii vana Mac, et see annab ikka teha seda töötast. Ma arvan, et praegu ma veel teen telefonis, et siis kui ma endale saan lubada seda arvutit, et siis ma saan arvutis teha, aga jah. Ma tunnen ennast nii ilusana praegu, et see pekkis.
vaatan muudkui ennast ja ma nagu päris kena näitan on. Okei, no, nüüd crap'i ma siin ajan. Aga ma arvan, et ma lõpetan selle vlogi siinkohal ja loodan, et teile meeldis. Pange like, pange subscribe, pange bell notification ja näeme juba järgmine nädal uues vlogis. Tšau!